No liitumine algas peale faktiliselt aastal 2006. Võib küsida, et miks me nii hilja hakkasime liituma. Aga mõelge, mis vahepeal oli. Vahepeal oli me taasiseseisvumine, siis tuli ju teha kõike tööd, mis juhtus meiega. Me ei osanud ju arvata, kuivõrd keeruliseks läks majanduslik olukord Eestis. Minul tudengid kuulasid minu loenguid, istusid läkides ja siis soojades kinnastes ja vaatasid mulle õnnetu näoga otsa. Mina hoidsin ühte käed oma püksitaskus, see soojenes seal ja teise käega kirjutasin kriitiga siis tahvli peale. Ja kõik muu asi, tähendab see ümber tegemine, ütleme me ju läksime täielikult hoopis teisest situatsioonist, meie riik, me pidime hakkama riiki üles ehitama. Ja see riigi ülesehitamine, see on kallis lõbu. See on väga kallis lõbu. Seepärast me pidime ju kõik nagu normaalsed riigid omama väga palju uusi asju, mis meil ennem ei olnud. Ja seda oli ka teaduses tehti ju ka tohutult ümberkorraldusi, seepärast meil oli veel vana Nõukogude süsteem. Süsteem oli selline, et olid ülikoolid ja olid Teaduste Akadeemia instituudid. Ja see on ka väga kallis. See on väga tore, kui sul on nii palju raha, et sa hoiad neid kaks süsteemi üleval. Aga meil seda ei olnud. Ja see oli väga valuline, need üleminekud ka veel nii, et näiteks astronoomias Tõraveres oli ikkagi paarsada inimest või isegi rohkem töötas seal. Ja nüüd on neid jäänud seal alla 100. Ja meie kõige põhilisemaks, ma arvan, põhilisemaks asjaks oli see, et me peame tegema nii, et see Eesti teaduse osa, mis on, ütleme, konkurentsivõimeline, et see jääks alles. Ja see oligi sel ajal, kui kõik me siis rabasime nagu hullud. Ise ei tea ka, kuhu me nüüd välja jõuame. Sest inimestel oli ju ka süüa vaja. Ja kõik need asjad olid seepärast kosmos. See oli üks kauge ilus sinine unistus, kui üldse. Mina olen üldse teoreetik, ega mina ei ole tegelenud nii, ütleme, kosmoseprogrammidega, nii nagu seda paljud inimesed teevad, satelliitidel programmid, teadusprogrammid. Mina kasutan kõik neid andmeid ja püüan aru saada, kuidas siis näiteks süsteemid tekivad. Ja minu jaoks oli muidugi see tohutu suur vabanemise aeg, sest enne seda ma suutsin jälle ilmselt Nõukogude KGB nii välja vihastada, et nad panid mulle peale, et ma ei saanud kuskile sõita väljamaale. Kuigi ma sain palju kutseid ja mul oleks võimalik töötada koos paljude toredate inimestega, aga ei lastud. Ja minu jaoks oli see ausalt öeldes niimoodi vabanemine nagu, teate, vangist ma tulin välja. Mul ei olnud raha, ei olnud. Ja seda tuli otsida, seda tuli saada, aga ma olin vaba, ma ei pidanud käima kuskil kellegi käest paluma, et kuulge, olge nüüd kenad ja laske mind välja ja sa ei pea käima seal parteikomitees ja esinema mingisuguse lollide jutuga seal. No kujutage pilti, ma olen teaduste kandidaat või teaduste doktor ja minu käest küsitakse, aga kes on Nõukogude Liidus peasekretär? Mul oli tahtmine öelda midagi väga karmi. Aga ma ütlen, see oli aeg ja juba siis 2006 sel ajal juba hakkasime, me olime midagi valmis juba ehitanud. Kuigi minu meelest riigi ehitamine, see on lõpmatu protsess. Aga sellest tuleb aru saada ja tuleb aru saada, et iga uus põlvkond hakkab jälle midagi uut tegema, seepärast, et kõik muutub. Nendel aegadel, kui 91. aastal ei olnud ju faktiliselt isegi niisugust asja. Ma nüüd ütlen mäletate, aga näiteks ei olnud ju arvuteid. Ma olin pööraselt rõõmus, kui ma olin Soomes ja saatsin esimese e-maili oma sõbrale, kellega me tegime koostööd Poola professor, kes oli Ameerikas.
Eestis meil seda ei olnud. Ja mina mõtlesin, aga kuidas ma nüüd edasi elan? Sest ma iialgi ei saanud aru, kuidas see võimalik on. Ma saadan inimesele kirja, saan kohe vastus. No nõukogude ajal oli nagu tore, siis saatsid kirja ja poole aasta pärast võib-olla ehk jõudis kohale. See oli. Aga ei tasu alati nutta, et mis oli nõukogude aeg. Nõukogude aeg oli ka, mõningaid asjad olid päris niisugused head asjad. Alati ei tasu rääkida, et kogu see aeg oli seal, kõik oli halb. Ja ma ütlen, sellepärast oli ka ikkagi Venemaa suutis väga tugevasti tegutseda just kosmosealal. Ja muidugi seal olid ka kaks asja on, kui te tahate teha suure läbilöögi, te peate esiteks tõmbama sinna ajusi ja teiseks riik peab andma raha. No näiteks see ju suurepärane asi, mida ameeriklased tegid, kui peale seda, kui venelased neile, nagu öeldakse, hinge sülitasid, et nad saatsid esimesena kosmoses oma kosmonaudi. Ameeriklased valmistasid ka ju ette, aga venelased jõudsid ette. Ja kuidas siis nende president ütles, et selle sajandi lõpus me lendame kuule. Mitte sajandi, aga 10. lõpus. Ja nad lendasid, seepärast, et nad panid sinna inimpotentsiaali kõvasti, panid sinna väga võimsalt raha. Ja see on asi, millega, mis lööb midagi kiiresti edasi. Ja aga siin tähendab, tekib ju niisugune asi suurtel riikidel, nii nagu Nõukogude Liit, nii nagu oli Ameerika Ühendriigi, nii nagu on nüüd juba Hiina tookord ei olnud, ei kepselnud üldse maailma areenil. Nemad seal võitlesid oma Hunvei-pinnidega ja nii edasi. Aga tuli üks tark mees ja pani Hiina majanduse käima. Alguses oli muidugi ka seal, nagu öeldakse, sulitempud, kuidas nad tegid igasuguseid asju, hakkasid neid tegema ümber riideid. Võtsid teistes markide alt ja no see ei ole minul öelda, aga nad tegid seda ja nad oskavad teha ka väga hästi tööd. Ja nad hakkasid ka tegema ja saadeti nutikaid inimesi õppima Ameerikasse teistesse kohtadesse. See oli jällegi väga tugev asi. Et sa pead ka neid inimesi ette valmistama. Meil on väga tihti, mis minule üldiselt meil Eestis ei meeldi, me oleme veendunud, tähendab minu meelest, ütleme meie valitsuse tasemel, me oleme veendunud, et kui minister ütleb, siis homme peab kõik juhtuma, aga mõnikord sa pead ette valmistama. No näiteks minul on täielikult arusaamatu, miks me ei ette valmistanud vene keelelt ülemineku eesti keelele, miks me ei valmistanud ette õpetajaid niisuguseid. Meil oli aega, oli ju. Ja kõik asjad tuleb ja täpselt kosmoses ka, kui minu kallal ka kraageldakse, no, et mida sa praegult seda teed, siis ma ütlen, mina püüan mõelda tuleviku peale. Sest kui me praegult õpetame oma noori, valmistame ette, see on vähemalt 10-15 aastat, sa pead neid õpetama niimoodi, et nad oleksid võimelised valmis minema sellise ütleme, kosmoselennu peale. Ja peale kaupa me peame oma riiki ka natukene olema paksemad, nagu öeldakse, sest siin tuleb ka maksta, seepärast, et see ei ole niisama lõbusõit. No teate, kui palju maksab näiteks turistil seal paar päeva üleval minna? Ei tea. Minu teada vist oli seal, kas oli 100 000 miljonit või midagi. Jah. No saagi aru, rikastel inimestel 100 miljonit ei ole. Kui nemad miljardit teevad, siis on see nagu meil, ma ei tea kui palju. Aga see ja niimoodi tähendab, me jõudsime selle 2006, kui siis mind kutsuti sinna, et meil tuleb nüüd kosmosepoliitika grupp ja no ma olin nõus minema, seepärast, et ausalt öeldes tol ajal oli, mina olin kõige rohkem tegelenud nende asjadega. Esiteks ma Moskvas olin, kui ma
ja ma olin väga koostööd teinud nii Moskva kosmolise instituudi tähendab töötajatega ja siis ja üldiselt ma teadsin seda kõiki neid, ütleme neid asju, kuigi ma ütlen, ma ise ei teinud. Ma ei olnud niisugusel, tähendab, et ma ei olnud näppudega juures, seepärast mina olen teoreetik. Mulle meeldib välja mõelda, kuidas tekivad näiteks süsteemid, kus on mustad augud või kus on neutrontähed või kus on seal need pagana, mida nüüd viimasel ajal mulle hästi meeldisid veel mustad lesed. Need on niisugused vastikud neutrontähed, neid kõrval olevad niisugune tore täiekene umbes nagu meie päike äratab selle neutrontähe ellu. Kujutad pilti, kui äratab ellu ja neutrontäht hakkab kiirlema väga kiiresti, kuna tema peale tuli aine. Ja siis tuleb temast välja nii tugev, hästi tugev gammakiirgus ja ta lihtsalt aurustab oma selle naaber ära. Ja seda nimetatakse mustadeks leskideks, aga see on, teate, mustad lesed on ju kuulsad need ämblikud, kus meesämblik peab kiiresti ära siblima, kui ta oma töö ära teinud, muidu naine paneb ta nahka seal või vabandust. Aga muidugi astronoomid on ka väga niisugused lõbusad, nad ikkagi kasutavad ka seda, mida siin maa peal, et sa tunnetaksid seda. Ja selline siis hakkaski see meie kosmosegrupp ja kui me kokku saime, siis mulle öeldi, et teate, me mõtlesime, et sina võiksid seda juhtida. Mina olin sel ajal ausalt öeldes esimese momendiga olin ma ikkagi natukene, ma ei olnud sellele eriti vaimustatud. Ja miks pärast? Seepärast, et ma olin alles kolmas aasta olin, ütleme, seal Riigikogus ja Riigikogu spiikri amet, see oli, mina nimetasin seda, et see on nagu miiniväljal käimisegi ja kus sul siis miini on seal 101, ütleme, ma ei pannud ennast panna, aga ükskõik, kus sa kellegi peale astud või nii, või keegi midagi teeb, siis tullakse, võetakse minul näitist kinni ja hakatakse rappama, miks ta nii tegi ja miks sina tema järgi ei valva, kuigi ma püüdsin seletada, et saad aru, minul on amet ainult teatud minu volitused ei ole siin Riigikogus teha niimoodi, et kõik mind tähendab, et ma oleksin mingisugune nagu direktor, kes laseb lahti ja võtab uusi inimesi sinna. Seda ei ole, sest me kõik oleme saanud rahvamandaadi ju. Aga väga paljud inimesed ei suuda aru saada, et seda mandaati tuleb ka austada ja mitte teha lollusi. Lollusi kui palju tehakse. Ja see on vahetevahel alguses ikkagi, see lõi minul ikkagi täitsa, nagu öeldakse, hinge kinni. Et täiskasvanud inimesed nii rumalad võivad olla. Aga midagi ei ole teha. Ja siis ma ütlesin, et võib-olla ma ei ole suuteline seda tegema, sest ma armastan, kui minule pannakse mingisugused uut asja tegema, et sa pead püüdma olema, tähendab, tasemel. Ja seda siis nad ütlesid, et me anname sulle 2 aseesimest. Üks on siis teaduse alal ja mis kõige tähtsam oli, sest kuna me väga tõsiselt mõtlesime, et kosmos ei saa olla ainult teadus. Me mõtlesime seda, kuna kosmos hakkas juba veerema selle poole, et kus tekib kosmosemajandus, kosmosest kui palju asju hakati kasutama satelliite. Esimene asi oli võib-olla need kurikuulsad, kui hakati vaatama tähendab kosmosest kõik neid jälgima nii maad ennast kui ka metsatulekahjud ja 1000 asja, mida jälgiti läbi kosmose. Ja et see on juba, nagu öeldakse, kosmose majandus. Ja see oli kindlasti, tähendab, meie mõtlesime ka, et see võib olla, et kuigi kui me hakkasime minema kosmoses selle ESA-sse,
ESA inimesed ütlesid mulle absoluutselt ausalt ära. Proua Ergma, saage aru. Te olete nii pisikesed ja teil ei ole iialgi niisugust suurt firmat, nii nagu meil seal on. No loomulikult neil on suured firmad. Ja pidage meeles, aga teil jääb alati igal pool suured firmad, need sõidavad niimoodi kõikidest üle, nende huviobjektiks on umbes projektid, kus on vähemalt 100 miljonit. No meie ei saa ju 100 miljonit, meie jaoks on juba see oi, milline raha. Ja te ütlesite, teate, aga väga palju jääb nendest suurtest firmadest, nad hüppavad üle nendes asjades, mis tunduvad neile, niisugused, kolmandajärgulised. Aga väga tihti need kolmandajärgulised asjad võivad olla väga, väga kasulikud just paljudele inimestele. Ja mina alati tõin paralleeli, Eestimaal oli sel ajal ju väga populaarne, me olime 90. aastatel hakkasime väga kiiresti kasutama arvuteid. Ja tõsiselt tehti ju väga põhjalikult. Näiteks olid igasugused kursused näiteks vanematele inimestele ja arvuti kasutamine läks ikka väga kiirelt. Igasugust tähendab, väga tore oli ju näiteks mitte panka ronida jalgadega, aga lähed arvutisse ja hüppad sinna sisse, ma mäletan ühele Jaapani vanale diplomandile, kes läks Jaapanisse tagasi ja mina muidugi mõtlesin, no ma näitan ometi Jaapani ja see on ju tohutu modernse tehnoloogiaga maa. Ja kutsusin ta enda siis töökabinetti ja ütlesin, vaadake, nüüd ma teen ülekande, maksan oma korteri üüri ära. Ja tead, ja kui ma tegin, ja mõtlesin, see kõik, nüüd on tehtud. Ja ta vaatas minu peale ja mõtles ja ütles, et ei, mina lähen varem panka. Ja see oli tõesti niisugune, no saad aru, et inimesed on tegelikult väga konservatiivsed. Ja kui nad peale seda, kui nad äkitselt hakkavad aru saama, et kui palju see toob kasu sulle, vaata siis hakkad seda tegema ja kuna meie tookord läksime tõesti täielikult ühes olukorrast teise, Nõukogude süsteemist läksime täitsa, ujusime selles kapitalistlikus maailmas, mis ei olnud ju eriti rõõmus algusest peale, sest me olime harjunud igasuguste hüvedega näiteks, et kui bensiin ei maksnud peaaegu mitte midagi, soojus ei maksnud peaaegu mitte midagi, me kütsime ju näiteks, olid rohelised põllud, kui oli 20 kraadi külma. Ja kui viletsalt seda kõik tehti. Ja nüüd me peame kõike seda, milleks meil praegult renoveerime oma maju. Sest nad kõik ju lasevad läbi. Ja see kõik oli tehtud ju niimoodi, jällegi kasutades just seda, nagu öeldakse, lõpmatult palju neid võimalusi, mis oli ka suurel Nõukogude Liidu. Ja me pidime ju kõikidest sellest nüüd hakkama uut elu ehitama. Seda lõpu meil ei olnud. Me saime, esiteks me iialgi ei olnud valmis ka Venemaa käest minema küsima, et kuule, jäta meile see soojus sisse, meile ja midagi taolist. Ja kõik need asjad tuli ju ikkagi jällegi uuesti ümber teha. Ja siis hakkasime tõesti seda, kuidas me hakkasime kõigepealt tegema. See oli, istusime koos, arutasime. Ega me, ausalt öeldes mina ka ei teadnud, kuidas me peame seda minema. Me hakkasime mõtlema, kuidas see oleks. Esiteks me pidime saama kõigepealt valitsuse käest loa. Ja siis oli juba, kuna ma kasutasin, siis ma ütlen, ma vahetevahel kasutasin paguneid. See tähendab, et ma olin ikkagi teine inimene Eesti valitsuse, või mitte valitsuse, Eesti hierarhias. Ja kutsusin enda juurde härra Savisaare. Ei, ma tema juurde läksin ise. Ja mis mul väga meeldis, oli härra Savisaar ja tema nõunik oli härra Vitsur. Ja ma kohe siis jagasin ära, et kurivaim, kui nutikas mees ta on, ta võtab endale väga targa nõuniku.
Vitsur oli hea haridusega tark inimene, aga mitte mingisugune seal nii. Ja jumal õige. Seepärast, et nõunikud peavad olema sellised. No ja siis see oli ka niisugune asi, mina olin sel ajal siis opositsioonis, tema oli koalitsioonis ja ma olin üks terve aeg olin ma opositsioonis, kui ma olin ka Riigikogu spiiker. Ma ei tea, kuidas ma ikka seda suutsin läbi viia, aga noh, mind ei huvitanud see, ma rääkisin seda, mind huvitas, et Riigikogu töötab. Riigikogu peab töötama. Ja mitte seal, noh, muidugi nad teevad nalja seal edasi ka, ja. Aga no niisugust nalja, nagu siin vahepeal tehti, no see oli täitsa uskumatu ja mina ikkagi siin panen väga seda, et meil sel ajal oli väga nõrk Riigikogu esimees. No ei saa olla, et Riigikogu esimees käib ja nutab, et kuulge, tulge ja tehke siin mul kord. Mis esimees sa oled siis, kui sa ise ei suuda teha korda? Sa oled rahva esindaja, kõige kõrgemal tasemel. Õpi siis seda tegema. No ja siis esimene kohtumine Savisaarega, no ja siis mina räägin seda, et meil oleks aeg ühineda Euroopa Kosmoseagentuuriga ja pakkusin välja 2 varianti. Esiteks ma ütlesin, et kuidas noored inimesed nimetasid, et tead, et astronoomia ja kosmos on seksikas, huvitav. Palju huvitavam kui midagi muud seal teisi erialasi. Ta on tõesti, seepärast, et temas on mingisugune, noh, kuidas öeldakse, fantastiline tõmme. No eriti kui vaatad näiteks augustikuud tähistaevast või midagi tahes. Ja siis mõtled, et sa ei näe ju sind üldiselt nii palju. Isegi kui tegelikult, kui sa vaatad teleskoobiga ja nii edasi. Ja mina hakkasin siis rääkima teine asi, et vaata, et kui me ikkagi saaksime, see võiks tuua meile rohkem noori inimesi ja eriti veel noori mehi. Me praegu kogu aeg räägime ju seda, et on vaja noori naisi, kes tuleksid tehnika ja tehnoloogia aladele. Aga praegusel ajal me läheneme sellele, et meil enam noori mehi ei ole. Sest kuidagi nad kaovad ära väga varakult. Ja see on suur probleem. Aga igatpidi me rääksime, et peavad noored inimesed tooma ja kõigepealt, et nad siis äkitselt nad tahaksid õppida siis ka füüsika, matemaatika ja neid aineid. Sest need on ained ikkagi, need on põhiained. Ja et sellega me saame endale jällegi teha seda baasi mitte ainult astronoomias, aga väga paljudes teistel erialadel. Sest ega ka näiteks infotehnoloogia, seal on ka kõiki neid aineid on vaja. Ja siis, ja teine otsekoheselt ma püüdsin ka seda viia, et kui me teeme nüüd sellise asja, et kui me saame sinna, siis me äkitselt saame ka võimaluse vaadata siis, et tekivad meile, ütleme, väikesed kõrgtehnoloogilised firmad. Ma ütlesin, ma olin täitsa veendunud, me ei ole suuteline siin lugema mingisugust suurt firmat. Ja miks pärast veel ka, kõrgtehnoloogias seal on tohutu võitlus firmade vahel. No mina olen läbi näinud, kuidas Nokia, kõik rääkisid Nokia, saaksime ka endale Nokia. Aga kus praegult on Nokia? Mälestus ainult, eks ole. Aga kui sul on väiksed firmad, see on nagu suur laev ja väike laev. Näiteks väikest laeva muidugi iga laine nogib teda. Aga kui on vaja kurssi muuta, siis tema muudab kiiremini kui suur laev. Sest temal läheb aega.
selle muutusega. Ja selle tõttu, tähendab, me rääkisime ka väga, et need kõrgtehnoloogilisi firmasid, mida on vaja Eestis palju rohkem. Sest meil on ikkagi, me teeme juba ikkagi küllaltki madala lisandväärtusega allhanketöid. Aga kui me saame neid firmad neid rohkem, siis on jällegi majandusele tuleb kasu. Ja seda tähendab, püüdsime midagi rääkida lugupeetud majandusministriga. Ta üldiselt, mulle meeldis Savisaare juures see, et ta oli nutikas. Ta oli nutikas, ta sai aru kõike. Ja kui ta rääkis asjast, kui ta rääkis poliitikast, siis mina teda kuulata ei tahtnud, aga kui ta rääkis asjast, siis mina kuulasin. Ja kui ta rääkis asjast ja ta jagas otsekoheselt ära selle võimaluse, sest ta sai ju ka aru, et me peame Eesti riiki ju üles ehitama, kasutades ikkagi seda imeväikest potentsiaali, mis meil on. See on ju üüratult väike. Ja kui me seda kasutame õigesti ära, siis on võimalik meil saada parimaid asju üldiselt. Ma ei tea, kui palju see tuleb välja, aga igaüks peab ju, tol ajal me olime veendunud, et seda on vaja teha ja ma praegultki olen veendunud, see on ala, mis läheb edasi ja areneb. Ja me muidugi ei tee siin mingisugust, me ei ole super tegija, sest meil ei ole lihtsalt inimesi ja ma ei taha ka, et siia tuleksid veel terve hunnik teisi inimesi, eks ole. See küsimus on. Ja siis muidugi ma ei rääkinud, ma olin olin siis juba õppinud poliitiliselt ka aru saama palju asju ja sellel kohtumisel ka ma ei rääkinud üldse see, et ESA-s on ka olemas teadusprogrammid, mida kõik peavad toetama. Tähendab, ESA-sse makstakse teatud hulk raha, igaüks maksab vastavalt sellele, kui suur talle tähendab, see riik on ja sellest tähendab tema sissetulekutest teatud protsent makstakse ESA-le. Aga ESA-l tähendab, on ka olemas programmid, mida nimetatakse, mida peavad tegema, toetama kõik riigid. Ja need on teadusprogrammid. Mina olin vait nagu mina ei rääkinud teadusest midagi. Seepärast, et sellel ajal olid meie tublid ajakirjanikud juba jõudnud naisuninna saada, et näed, Ergma hakkab ja seal möllama mingisuguse Euroopa kosmoseagentuuriga. Ta on ise astrofüüsik. Küllap ta mõtleb selle peale, et ta teeb ise seal endale firmakese ja püüab siis riigiraha endale ka siis niimoodi. Umbes taoliselt oli minul niisuguse tunne. Muidugi süüdistused olid see, veel karmimad öeldi, et näed, meil lastel ei ole süüa anda, aga nemad tahavad kosmosesse minna. Aga ma ütlen siis ja praegult. Jah, ma olen veendunud, et me peame siiski panema noortel inimestel ka niisuguse unistuse, et see võib juhtuda, aga sa pead ennast ette valmistama. See ei ole vupsti, et sa tuled. Millegi pärast mõeldakse, et kõik asjad saavad nii kiiresti tehtud. Ei. Sa pead ennast ette valmistama ja seal väga pikaks ajaks. Kui sa saad isegi sellest, ma ütlen, ja paljud asjad on veel juures. Et kui riik on ka kosunud nii palju, et ta on suuteline andma. Sest see on selge see, et uskuge mind näiteks, mulle on niisugust asja öeldud, et ja sellest on ka palju kirjutatud. Kosmonaut või astronaut, see on üks jupe vastik ja ebameeldiv asi seal, nagu kõik ütlevad, kosmoselaeval. Nemad võivad seal ei tea, mida seal välja mõelda. Nad seal lähevad omavahel kaklema ja omavahel ei tea, mis. Ja pealekauba sa pead neile andma ju süüa kogu aeg. Nad peavad saama ju hapniku igalt poolt ja pealekauba tuleb neist ka midagi välja, kui mida tuled seal
kõik sus hädad on ja nii nagu praegu lastakse ka naisi ja mehi ülesse, siis nad võivad veel üksteise ära armuda, nii nagu selles raamatust väga toredalt kirjutati Teekond Marsile. Et see on niisugune, et palju parem on sinna robot panna. Robot on palju odavam. Sa ei tea temale mingisugust asja tegema. Aga jällegi, vaadake see inimfaktor on ikkagi seal juures, vaadake see on ka omaette väärtus. Mina olen sügavalt veendunud, ükskõik kui palju seda kunstniku aju või intellekti mõeldakse, seda teeb ikkagi inimene. Ja eks sellega ole ka nii. Ja ikka, ma ütlen, ma olen veendunud ja ma loodan, mina muidugi ei näe seda, ma loodan, et teie näete, võib-olla. Võib-olla ei näe ka, võib-olla teie lapsed näevad. Ja võib-olla teie lapsed on üks nendest, kes läheb, kes saab sellest osa võtta. Aga me peame niisugust asju mõtlema. No vot, ja see oli siis esimene prõks. Ja me suutsime siis lugupeetud Savisaart ja veel kunagi Vitsur ka toetas näiteks meie head ideed veel kuupsatelliidi ehitamise võimalikkust meie tudengite poolt. Tundus ju ka mingisugune vastikun, mis asja. Kuhu te nüüd ronite? Hakkate niisugust asja tegema. Aga see oli tõesti super asi tudengite poolt ja minister ausalt öeldes isegi tuli minu juurde Riigikokku, kui ma võistusin, minul oli sel ajal see Riigikogu istung ja äkitselt tuleb Savisaar, jalutab läbi, ministrid said tulla Riigikokku, nii jalutas minu juurde, kõik vahivad, mis nüüd lahti on, mis hakkab nüüd peale. Kõvardas minule kõrva juurde, ütles, et Ene, me täna võeti vastu see valitsuselt see otsus, et te võite edasi minna. Ma lihtsalt hakkasin särama. Tore inimene. Selle peale, nagu ma ütlesin niimoodi, et praegu muidugi ma ütlesin, aga tuli mul kohe meelde Surematu Ostap Benderi kuulus tsitaat. Jää hakkas liikuma härrased. Aga Savisaar muidugi ei suutnud vastu pidada selles, kui me sealt lõpetasime oma rääkimise ja siis küsis minu käest, et ütle nüüd, et mida inimesed mäletavad 10 aastat hiljem. No see oli 2006, 2016. Kas sinu kosmos või minu erastatud raudteed? Mina olin muidugi siis juba nii, et ma olin veendunud, et ta teeb seda ära. Ma ütlesin, muidugi minu kosmos, kes sinu raudteed mäletab. Ja mis nüüd tuligi välja? Raudteed enam ei ole ju. Aga ikkagi see oli ikkagi väga tore ja tähtis kohtumine ja mina panen ka Savisaare, kui me hakkame rääkima sellest, kuidas see kosmose asi algus. Ma ütlen, väga hea oli, et meil oli niisugune majandusminister. Ma ütlen veel üks kord, paljudest tema poliitilistest sellest ei olnud mina tema toetaja, pehmelt öeldes. Aga tema kui niisuguse kiire mõistusega ja majandusinimese mõistusega ministri lähenemine oli väga minu meelest väga kihvt. Ja nüüd ma tahtsin siin veel rääkida veel ühte asja, et seal selles komisjonis meil oli ju palju erinevatest inimestest koosnev see komisjon. Olid teadlased, olid avaliku sektori inimesed, olid erasektorist. Ja teate, see oli üks niisugune, mina nimetan seda, et seal oli hullude komisjon, seepärast, et meil ei olnud raha. Me käisime koos, me arutasime, me vaidlesime, me tegime kõik seda, mida tehakse võib-olla nendes nõukogudes. Aga keegi ei maksnud meile selle eest. Ja mulle isegi tekkis niisugune tunne,
et paljudesse kohtadesse, eriti kui pannakse näiteks nõukogudesse, pannakse inimesi, poliitikuid, kellel ei ole absoluutselt ettekujutust, mis seal toimub. Inimesed lähevad sinna rohkem raha pärast. Aga kui nad on, inimesed, kes lähevad sinna, no lihtsalt, nad tahavad lihtsalt midagi teha. See oli maru vahva. Ja ma siiani ütlen nendel inimestel kõik, kes seal kõik läbi käisid, neid on väga suur hulk. On absoluutselt fantastiline ja veel üks kord ma räägin, et kõige tähtsamalt osa oli, mida me ikkagi tahtsime edasi teha, oli ikkagi see majanduspool. Ja siin hakkas peale väga tugev roll Madis Võõrasel, kes tegeles selle poolega, minul ei olnud esiteks, ma ei olnud suuteline seda tegema ja teiseks mul ei olnud aega ja ma ei olnud ka professionaalselt sel tasemel. Ja tema tegeles väga võimsalt sellega. Ja järgmine samm oli meil oli ju ka veel kuidagi vaja esat nagu öeldakse, alati kui on 2 poolt, siis nad peavad üksteist ju hakkama natuke armastama. Aga kuidas üks pisikene Eesti riik tuleb nüüd ja sinna suure esasse, kuidas ta sinna üldse satubki ja kas ta on üldiselt seal, nagu öeldakse, welcome. Ja esaga oli siis kõigepealt, mis oli veel vaja, ega ma ei olnud veel veendunud, et valitsus nii eriti suure rõõmuga meie seda ideed vastu võttis. Igatahes nad ei olnud vastu, aga nad ei olnud ka toetavad niimoodi, et nüüd me anname teile raha, et te saate natuke kergemini elada. Mina ei käinud nende käest raha küsimas, sest ma ütlesin veel üks kord, ma püüdsin olla madalam kui muru. Olla see. Sest kõige tähtsam oli nii, et nagu öeldakse ühest laulust, et kõige tähtsam oli resultaat. Tee, mida tee, aga sa pead alati tegema, et selle jõuda selle resultaadini. Kõigepealt tegime auditi, teda tegi suurepäraselt läbi Madis Võõras. Tähendab, me vaatasime kõik võimalikud ettevõtted. Ja minu üllatuseks näiteks esaga tegi juba koostööd, aga väljaspool seda Vertex. Mina sellest ei teadnud isegi. No ma ei võinudki võib-olla teada, seepärast mind huvitasid hoopis teised asjad. Ja siis hakati vaatama neid väikseid ettevõtteid, kes siis võiks tulla sinna kaasa. Ja saadi 20 ettevõtet, te ütlete väga vähe, aga loomulikult. Kuulge, kes võtab enda peale riski ja hakkab tegelema kosmosega, kus esiteks kõiksugused hirmusad asjad, ju kui sa tahad isegi oma aparatuuri sinna saata, ta peab ju 110 asja või peab ju vaatama, et ta sul, kui ta üles lendab, ega ta ära koost ei lagune ja kui ta saab seal võimsa matsu näiteks, kiirguse matsu, siis ta lihtsalt kõik läheb ju vastu taevast. No seal muidugi seal enam taevast ei ole, vastu kosmost võib öelda. No ja vähemalt inimesed, ta ei mõelnud isegi selle peale, aga tänu Madisele nad hakkasid otsima neid võimalusi. Ja me saime siis kokku, ma ütlen, 20 ettevõtet ja siis pluss veel kõrgkoolid. Ütleme, kõrgkoolidest oli Tallinna Tehnikaülikool, siis oli pealekauba Tartu Ülikool ja muidugi observatoorium oli kindlasti ka seal juures. No ja siis kutsusime ESA tegema seda. Me andsime neile juba ette, seda musta tööd, nemad võtsid juba need andmed, mida meie ette valmistasime. Mitte mina, aga ütleme Madise poolt oli tehtud. Ja nemad käisid ja vaatasid kõik need ettevõtted ja väiksed kõik üle ja teadust nendes oli ja siis andsid oma arvamuse. Ja mina mõtlesin, et oot, miks mina pean käima kogu aeg nende ministrite juures. Teeme niimoodi, et ma kutsusin kõik need ministrid, kes oleksid võinud kaasata.
enda juurde Riigikokku. Ministrid tulid nagu koolilapsed korralikud. Seepärast mina olin ikkagi rahvavõim, kes nemad on juhuslikult sinna kohale peale sattunud ainult, peavad ju rahvavõimu armastama. Rahvavõim pani sinna neid kohale. Ja lasid selle, auditi, prantslased tegid auditi nende ees. Ja see oli üks väga mõnus asi, seepärast ma ei pidanud igale ühele rääkima eraldi. Ja nad kuulasid kõik ühte sama asja. Ja see jällegi mõjus niimoodi positiivselt, et nad leidsid, et me võisime edasi minna nõnda nimetatud uute programmidega, seda nimetab PEX-programmid. Need olid siis Euroopa koostööriikide lepinguprogrammid. Need olid juba reaalsed programmid, mida siis me hakkasime realiseerima. Ja see oli tõesti väga huvitav, sest kõik need, mida pakuti välja erinevad ettevõtted või teadusasutused, kõik see läbis väga tõsise ekspertiisi juba nüüd ESA poolt, sest meil ei olnud sellist ekspertiisi. Aga ESA-l oli suured võimalused, nendel oli ju seal hiiglaslik andmebaas, kes võiksid nende kohta ette öelda. Ja siis me olime see programmi, PEX-programm oli 5 aastat. Ja selle vältel me olime teinud rohkem kui 50 erinevat projekti. Meie jaoks oli see väga hea tulemus üldiselt. Ja näiteks juba esimeste projektide ajal oli väga edukas oli see, kui peaaegu oli niisugune tore, ma arvan, et te teate, olete kuulnud, Skeleton Technology. Tema sel ajal oli peaaegu pankrotis. Ja kui me pakkusime seda võimalust, et las kosmoseagentuur vaatab, kui tema leidis, et see oli suurepärane asi. Ja nende kaudu Skeleton sattus juba investorite juurde ja nüüd ta õitseb. Vaadake, väiksed, need asjad väga raske on saada. Aga kui sul on niisugune suur partner nagu Euroopa kosmoseagentuur, siis teised juba vaatavad, oho. Me oleme väga õnnelikud, et see juhtus. Ja näiteks oli veel teine niisugune, mis nüüd on ikka reaalselt töötanud, on Myoton. See oli see, mis mõõdab nende kontide lihaspinged ja mõõtmise seadmed niimoodi. Mis on see, me teame ju väga hästi, kui inimesed lendavad seal. Isegi väga lühikesel ajal hakkab juba minema ära nii lihased, artofeeruvad ja siis ka sellega koos kaasneb ka kontide õrenemine igasugune. Ja väga hästi siis kõigepealt tehti see kaalutaolekus, tehti eksperimendid. No need on need kuulsad parabollennud. Ja peale seda siis 2018. aastal siis see seade kasutati juba International Space Stationilt, mis on nüüd lendab kogu aeg. Jälle niisugune, nagu öeldakse, väike asi, aga töötab. Ja see ongi niisugused projektid, mida me Eestis oleme suutelised tegema, sellest, et veel kord räägin, meil ei ole seda powerit, ei finantspowerit nii suurt ja ei ole ka võib-olla ajusi nii palju. Ajusi tahavad ju kõik. Ajude peal on nüüd kõva konkurents. Ja mis muidugi kõige toredam asi, mis oli sel ajal realiseerus, oli siis kuupsatelliit Est-Kuub1, mille siis meie hästi tublid noored tudengid koos Noormaga saatsid orbiidile 2013. aastal. See oli fantastiline asi. Siin kasutati siis ESA kosmoseraketti Vega. Tunnistan üles, siin me koos Madisega ikkagi olime niisugused promojad ka, et ikkagi me saaksime oma poisid sinna selle raketi peale.
nii nagu ma ütlesin, kui mina nägin härra Doreeni, iga kord ma hüppasin tema juurde, hoidsin tema sellest pintsaku nööbist kinni ja vaatasin niisuguse Spaniele silmadega talle otsa, et ikka, kas meie poisid saavad sinna või ei saa. Ja vaata, ja seal on üks pilt, kus mind kutsuti siis, kui Vega valmistas ette. Ja siis Doreen ütles sel õhtul, ütles niimoodi, me tegime seda ära. Eks ole, mina ütlesin, mina olin ka jõuluõhku ja ütlesin, loomulikult tegime. ainult poistel lükati edasi paar päeva. Sest hull asi on see, et vaadake teil maa peal võib olla täitsa ilus ja vaikne ilm, aga kuskil 10 kilomeetri kõrgusel panevad sellised tuuled, et kardetakse, et kas siis mingisugused tükid või midagi kukub kellegile kaela, aga see on Prantsuse Guajamas on ikkagi palju, ka inimesi elab seal. Ja see, kui mingisugune tükk juhtuks, issand, aiaks selle eest. Sellepärast, et see on üks, seda peetakse hiiglaslikuks patuks. Et keegi on surma saanud, ütleme, tänu nende raketitükkidele, mis sealt alla võivad tulla. Ja siis selle tõttu see lükati edasi. Ja kuna meid oli sinna kutsutud koos Madisega, kutsus meid siis vaatama seda esimese meie seda satelliidi üleslaskmist, me nii nagu öeldakse, jäime pika ninaga, aga see on elu. Ja see kõik saavad sellest aru, et sa ei tohi riskida, sest see võib panna seisma väga palju projekte. Ja see oli, aga ma ütlen, ma olen väga rõõmus. Need olid tõesti väga toredad poisid, need olid ju üldse, see oli fantastiline, sest kui minul oli väga raske elu Riigikogus, siis ma läksin nende poiste juurde, kuulasin, kuidas nad silmad põlesid peal, kuidas nad rääkisid, kuidas minu tehtud üks pisikene osa, see on kõige tähtsam. Teine kõrval ütleb minu tehtud, see on absoluutselt kõige vajalikum ja see ongi niimoodi. Ja nad teadsid seda, et nad peavad seda, kui nad teevad, nad peavad seda tegema absoluutselt korralikult, seda parandada ei saa. See ei ole enam nii, et läks niiust, ma pärast siis parandan ära. Kahjuks seda ei saa. Aga nemad said ja tänu sellele siis kindlasti see läks edasi. Niimoodi. Nii et see oli ka meie ma pidasin seda väga tähtsaks, sest vaadake, et kuna ta lendas ka Euroopa kosmoseagentuuri, see on Vega oli esimene rakett oli. Ja siis Euroopa kosmoseagentuur tegi talle sellise promo, milleta teistes kohtades vaevalt ta ei oleks saanud. Ja see oli ka asi. Ja ma arvan, et see oli väga hea. Ma ütlen veel üks kord, poisid olid fantastilised. Ma ei mäleta, kas seal tüdrukuid oli, aga andke andeks, kui ma nüüd kellelegi niimoodi ära ütlen. Või poisid ja tüdrukud olid väga fantastilised. Need olid täitsa. Ja Mart Roorma oli super juht selle peal. See on vedamine, teate. Ja vaadake, kui niisugused inimesed on sinu ümber, siis sa oled ka valmis ise uuesti igasugused valmis kuigi ees tegema. Ja lõpus oligi 2015 siis, ma rääkisin ka seda seal, et 2015 tuli mul minu olematu sünnipäev. Tähendab, või mul oli 2014 ja minu olematu sünnipäeval Riigikogus, seepärast, et vaadake, mul on ju see tore sünnipäev, mis ei ole iga aasta. Ja seetõttu olen ma ka praegult veel väga noor, kui ma loen oma sünnipäevi kokku. Niimoodi. Ja 2014 oli ka isegi nagu juubeli sünnipäev, aga ega meil juubelit ka kõik ei ole. 70 näiteks ei ole mul sünnipäeva. 50 ka ei olnud. Ja niimoodi ma lugesin, seal neid on üldse väga vähe, kui kogu juubelid kokku, kui mul on ka sünnipäev. See aasta, eelmine aasta oli kukkus kokku. Et mul oli juubel ja oli sünnipäev. Nii et ma neid asju mäletan hästi. Aga 2014 ja olematu juubel oli ja tuli mind õnnitlema Andrus Ansip, peaminister.
ja ma vaatasin juba, et juba niimoodi, et mida ta nüüd välja on mõelnud, et mis ta äkki mind õnnitama tuleb, kunagi ei ole käinud ja nüüd äkki tuli. Ja siis ta tõi selle paberi kaasa, ütles Rene, täna me otsustasime, et Eesti saab ei saa täisliikmeks. Me saatsime paberi ära. Ja see oli moment, kui mina loobusin, mitte otseselt, aga aasta hiljem tähendab, ma ei läinud enam Riigikokku. Sest nagu ma ütlesin, mul enam ei olnud seal midagi teha. See oli tehtud. Ja siis ma juba hakkasin kõvemini rääkima, et vaata, sellega ma tegelesin. Seepärast, et 2015 kirjutasid siis sellele alla, siis oli juba majandus- ja kommunikatsiooniministriks Anne Sulling ja jälle peadirektor Doreen. Näete, siin olid seal, minu teada ta kinkis mulle võt selle pildi, näete, Esa pildi. See on see kuulus, kui võt see vidin, väike vidin lendas komeedi pea peale, vaadake, milline on komeedi pea. Ja siis see tähendab, Anne kirjutas alla ja sama aasta lõpul meil juba siis juba tähendab ratifitseeriti seda ja see liikumisleping tähendab, täna vast on meil kokku saanud sellega siis 10 aastat. Nüüd on, ja kui ma ära lõpetasin, ma ütlen küll, et ma hoian silma peal. Aga ma ütlesin ka kõigile, et teate, nüüd on teiste aeg. Sest kosmos peab olema, sul peab olema mingisugune aja horisont ees. Ja pead aru saama, et midagi ei ole teha, inimesed liiguvad ainult ühes suunas, inimese elu. Ja sa ei saa võtta endal projekte, kus võib olla, see võib juhtuda 20-30 aasta pärast. Ma tean ju niisuguseid projekte, mis olid näiteks, kui uuriti kuulsaid gammasähvatusi. See oli ka üks fantastiline juht oli see. Kõik mõtlesid juba, et astronoomid, me oleme kõik hulluks läinud. Sähvatus, kus see toimub, mis see toimub, sa ei saa ju midagi näidata. Ja siis selgub, et nad toimusid, neid oli, kui sa tead, kus sa vaatad, siis sa võid isegi tähendab selles asjaajamast ja teleskoobiga niisuguse pisiksega neid näha. Aga peaaegu tõesti esimest korda detekteeriti neid 60-ndatel ja lõpuks 90-ndatel, 30 aastat. Ma mäletan, kui see esimene detekteerimine toimus, ma olin sel ajal Amsterdamis. Milline pidu oli. Ja kõik mõtlesid, issand, kuidas me seda ei näinud. Nii et astronoomia on kogu aeg niisugune. See on teadus. Aga palju asju tehti ka näiteks 70-ndatel, kui me rääkisime, et kui 2 neutrontähte sulavad kokku või näiteks musta auk või neutrontäht, et siis on võimalik näha, detekteerida gravitatsioonilaineid. Ja see tehti ära ju, aga see juhtus alles 2016. aastal või 17. Aga millal me rääkisime 1970. 40 aastat kõik sellest. Ja niisuguseid asju tähendab astronoomis on palju. Ja ega näiteks ikkagi see samane Higgsi boson või näiteks füüsikas avastati ju 60-ndatel. Higgs ei saanud siis Nobeli preemiat ainult siis, kui leiti see üles juba. Tunduvalt hiljem juba, 50 aastat hiljem. Ja et ellu jäi veel selleks ajaks. Ja siis on Anne Sulling. Anne tegi veel väga hea, ta oli ka üks oli ta Riigikogus minu teada ja ausalt öeldes mulle läks see juba meelest ära, aga mina talle sosistasin, et ta võiks olla tegeleda sellega nagu Eesti
saaks Eesti Parlamendi Euroopa Parlamendi vahelise kosmosekonverentsi organisatsiooni liikmeks. 2012 ta sai, meie see Eesti Parlament sai selle liikmeks. Mina ka natukene hoidsin oma näppu selle peal. Ja siis ma ütlesin Annele, et kasuta see ära ja ta nägi niisuguseid toredaid asju nagu ESA inkubaatorid. Minu käest on küsitud, et kas need inkubaatorid, mis loomad nad on. Et ma ütlen, need on täpselt nagu, tähendab, meil on, kui on mingisugused ettevõtted, lihtsalt õpetatakse selles inkubaatoris. Ja minu mõttes on väga tore. Ja 2 suurt teadusprojekti, ma loodan, et neid ma võib-olla näen ära 2029. aastal. See on, üks on Ariel ja teine on Komeedipüüdur. Aga need on juba kõik sellest ajast, kui mina olin sealt ära juba libisenud. Aga ikkagi mul on hea meel. Et see asi realiseerus ja mul on väga hea meel, et seal mul oli võimalus töötada koos selliste inimestega nagu Madis Võõras ja veel väga palju teisi. See on õnnelik. See on midagi, kui sa oma elus teed mingisugust. Midagi, mis sind rõõmustab. Sest inimesed ju elavad ainult, väga palju on nad tööl. Aga kui sul tuleb ja mingisugune, muidugi on väga palju ka nukrust vahete vahel. Aga minuga ikkagi tuleb püüa olla lõbus. Aitäh!